nagu vöö. Aga see on siia sisse ju... See on kootud. See on selline riie. Aga see on siis tal endal kootud. Jah, see võib isegi olla, jah. Riie iseenesest. See on ka sisse kootud. See on ka sisse kootud ja see on siia tikitud vahele, et need siis ka sisse kootud. Ja siis see on. Aga sa koodki selle kahka selle arvestusega, et sulle tuleb siia see pits vahele. Kasutada siis niimoodi ole. Aga neid jah, kahjuks ei ole moodi kui mujal Eestis. Naiste põhilised riietusesemed olidki siis need hammed. Need on nüüd juba selle uuema aja hammed, siis möödunud sajandi, ütleme 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest hakkasid sellised tulema. Varemad need riided on sellise geomeetrilise pitsiga ja uuemad on siis sellise kas taimornamendiga või võivad ka olla natuke geomeetriliselt. Ja siis see punane värv on ka, see näitab ka ära, kas see on vanem või uuem riietus, et vanemad riietused on selline nagu tulipunane olnud või verevam ja uuemad siis läheksid järjest tumedamaks, tuli siis peamiselt see mustani välja, kui hakati need aniliinvärve tootma. Aga kõige vanemad särgid, seda mudelit näeb seal raami all, olid sellise pikka varukaga, et see varukas oli siis niimoodi üles kääritud, aga hästi pikk ja kitsas ja siin on sisse kootud siis need punased triibud ja see on siis kahevärviline niplispits, mis oli ka siis setudele omane. Võta seda ma tahan. Ja see hamme on siis jah niimoodi kahes jaos, et tal on siis see alane eraldi, et seda sai siis vahetada, et pesu ju vanasti ei kantud, kui see siis määrdus, siis sai selle alumise osa ära võtta, umblesid jälle, pesid puhtaks, umblesid jälle külge ja oli ta praktiline, et ei pidanud nüüd hammed pesema. Et praegu ka nende hammede hooldamine on väga keeruline, et see punased värvid kipuvad värvi andma, need punased lõngad. Ja siis peab alati pudeläätikad kõrval olema, kui hammed pesema hakkad, et pole ta sugugi lihtne teha. Aga hamme käis on siis jah kootud niimoodi kangast selgede peale. Kootki selle alumise osa siis mustri sisse, siis vahel on siis selline minane mustriga või erinevad olla. Ja siis see kirjaosa. Kirjaosa oli kõikidel hammedel erinev. Ükski naine ei kopeerinud teise hammekirja. Hammekirja oli igal ühel omal, et need on kõik unikaalsed. Et kui sa vöökirja võis kopeerida või kindakirja võis kopeerida, siis hammekirja kunagi ükski naine ei kopeerinud. Ta võis vaadata teise pealt, et no tore. No siis nad mõtlesid ise nagu väikesed. Siin ka vaatad on nagu suhteliselt sarnane, aga täpselt sama ei ole, et on samad motiivid, aga ikkagi on nagu erinev. Iga naine mõtles ise oma mustri välja. Ja hamme pääle käis siis suvisel ajal kitarsnik või talvisel ajal sukman. Põhimõtteliselt on nad nagu sarnased, lihtsalt see materjal, et sukmanid olid siis villased ja kitarsnikud olid siis klinased või puuvillased. Kindlasti olid siis punased ääred sellel, et siis kaitsta kurja eest, et kuri sulle kuskilt ligi ei pääseks, haigused ligi ei pääseks, keegi sind kurja silmaga ei vaataks. Et punast värvi on hästi palju nende riiete juures kasutatud. Just selle kaitsemaagilise tähenduse pärast. Ja see kaeluse osa, siin on ka näha, setu hammel on selline hästi pikalt lahti. Ja see sukmanil samamoodi. Siin on ta küll nööbitav, et siis sai last hästi imetada. Ja lapsi oli setu naistel palju, et 7, 8, 9, 11 last oli nagu tavaline. Ja lapsi suri ka hästi palju, sest ega sinna ette saada ei olnud ja suri nii lapsi palju sünnitamisel kui ka naisi kahjuks. Sest abi polnud käepärast võtta. Nii, läks siis sukman selga, või see on kitasnik, see on linane. Ei jäänud nagu otsi näha, aga setu naisel jäid vööotsad siis pikalt niimoodi rippuma. Ja selle peale läks siis põll. Et vöö ei jäänud põlle alt nagu näha, et see oli kaetud. Vööd läinud selja tagant näha. Vööd jäi selja tagant näha? No tähendab, selles mõttes, et siit on ainult näha. Siit näha ei ole vööd. Ta pani põlle vöö peale.
jah, põld oli peal, nii et näha ei olnud seda vööd. ja. kust need punast värvi said? Punast värvi, ajalooliselt sai Madara juurest värvida, aga kui hakkasid need kaupmehed ringi liikuma, siis toodi seda väljamaalt, see košeniltäist on siis seda putukapunast tehtud. Ja siis on see, kui hakkasid aniliinvärvid tulema, siis läksidki värvilisemaks need varrukad ka, et siis hakkas tehase värvid juba tulema kasutusele. aga nendega oli jah see häda, et nüüd värviks nagu mujalgi Eestis. ja siis oli vaja pea teha. see oli kõige keerulisem naise rõivastuse juures. et abielunaine oma juukseid näidata ei tohtinud. Tütarlapsed kandsid juukseid ühes patsis, aga kui sa abiellusid, siis abielu õhtul ema punus sulle siis niimoodi juuksed 2 patsi. et juuksed siis nagu ära peita sinna liniku alla. ja kui sul omal nagu juukseid oli vähevõitu, et selline väärikas peakuju välja ei tulnud, fotode peal on näha, missugune see setu naise peakuju pidi olema, et kui see pilti vaadata, siis ta on siuke kandiline näeb välja. et see näitas ka seda, et kui sul on paksud juuksed, siis sa oled nagu hästi toidetud, siis sa oled nagu tugev naisterahvas. aga kui sul omal juuksed nii palju ei olnud, siis tuli sellised takust kossad pähe teha. kossad jah. see on ka natuke vist nagu venekeelse mõjutusega sõna, kasa vist on pats, eks ole, vene keeles. ja siis tuli see võltsjuuksed. Vene segu. Vene sõnu on väga palju sees setu keeles. enne kulma käis tütarlaps ka oma sõbrannadega, podruskitega siis mööda küla ringi ja kitkemas. siin on ka mõrsja käis podruskitega. Podruski on ju vene keeles sõbrannad ja nii olid need setu keeles olid podruskid. nii, kui sul siis oli see kossad olid pähe pandud, siis kossade peale läks linik. nii, ma võtan siis selle liniku. mul kossasid ei ole, ma lihtsalt teen sellise demonstratiivse sidumise. see oli siis vaja siduda niimoodi, et sul siis juuksed olid kõik kaetud. see on ühega. jah, nii on erinevaid. ja siis sidusid sõrme ja see jäi siis nagu vöö alla. et see liniku ots vöö käis siit üle. ja linik siis pidi tegelikult ulatuma selle sukmani ääreni. see on nüüd natuke lühem linik, kas ta on siis lühema naisterahva oma või. ja seegi pole veel kõik, panin siis liniku pähe ja linik oli vaja kinnitada omakorda siis päävüüga. päävüür on mul siin. selline, see on siis toimses poes põimitud pael. ja sellega siis kinnitati see linik niimoodi, et meil on siin kuskil pildi peal ka näha, kuidas seda päed siis tehti, et sa paned kossad, sa paned liniku peale päävüür. liniku peale siis päävüür. pikad tuttidega otsata. ja päävüür köideti siis nagu 2 sõrmega, et ta oleks tugevalt kinni. ja selle peale omakorda võis siis pearäti panna, kui välja lähed või tööd tegema lähed. ja rohkem oli neid siide taga. kas seda kandsid abielunaised või ainult neie? seda kandsid abielunaised ka, aga see käis ka siis selle liniku peale, nagu pidulikul juhul. ja ikka kossad alla? jah, ikka. ma võtsin näed piltide peal ka, kuidas nad peapiik ka selline kandiline